autominutid toob teieni Alexela. Pikad autoreisid Eestist Euroopasse viivad sind kohtadesse, kuhu sa lennukiga reisides ei pruugi mitte kunagi sattuda. Autoaknast need põnevaid paiku, vahelduvat loodust ja mis kõige olulisem, oled oma aja peremees. Päevas 100 kilomeetrite läbimine on aga üsna kurnav, eriti kui sa ei ole teinud piisavalt ettevalmistust. Täna räägime aga sellest, kuidas muuta autoreis mõnusaks lõbusõiduks, mis on nauditav nii autojuhile kui ka kaasreisijatele. Töötervishoiuarst Evelin Aaviksoo teab täpselt, mitu tundi on mõistlik ühes päevas autoroolis olla ja kuidas end puhkepausidel värskena hoida. Mitu läbitud kilomeetrit või sõidutundi ühes päevas on inimese kohta normaalne? See aeg on tegelikult määratud liiklusseaduses. See on vastavuses Euroopa Parlamendi määrusele, nii et siin väga palju sellist mõtlemisruumi endal ei olegi. Et kui me räägime professionaalsetest autojuhtidest, siis 6 tundi järjest maksimaalselt sõitu, siis peab puhkepausi tegema. Kui me räägime inimestest, kes armastavad reisida või autoga punktist A punkti B sõita ja läbides seejuures väga palju kilomeetreid, kui tihti peaks tegema peatusi ja mida peatustes teha tuleks? Kusagil 1,5–2 tunni järel on täiesti mõistlik teha paus, natukene liigutada, kuna inimese organism on ikkagi loodud selliselt, et ärkvel olekust vähemalt poole aja ta tahaks ja peaks liikuma. Mis juhtub inimese kehaga, kui ta pikalt istub ja autoroolis näiteks viibib? Seda on pikamaasõidu autojuhtidel ka päris palju uuritud. Kõige tüüpilisem on see, et kuna nad istuvad üsna staatilises asendis ja nad ei ole ka täiesti sellises lõtvunud asendis, vaid mingisugune pinge on sees, siis see tähendab seda, et lihastes tegelikult ainevahetus muutub aeglaseks, verevarustus muutub aeglaseks ja lihased hakkavad aastatega lühenema sõna otseses mõttes, ehk et nad fikseeruvadki lühemaks. Ja mis on nende lühenenud lihaste probleem, on see, et nad hakkavad nagu nöörid igalt poolt keha telge kõveraks tõmbama või keha raskuskeset muutma. Ja sellega ta tegelikult oluliselt halvendab liigeste seisundit, lihaste enda seisundit, nii et suhteliselt selline negatiivne tagajärg. Milliseid harjutusi tuleks teha puhkepeatust tehes? Ikka venitamine, siis tasakaaluharjutused, et kas või YouTube'ist üks nädal üks video aluseks võtta, teine nädal teine video aluseks võtta ja kõik need kehapiirkonnad lihtsalt läbi venitada, et venitamistreening ongi kõige parem. Näiteks üks ülihea harjutus autojuhile, kontoritöötajale, ükskõik kellele, et võtad 2 käega uksepiidast kinni ja siis lihtsalt lased kehal ette vajuda. Venitad niimoodi 30 sekundit, siis lõõgastud, siis teed jälle seda. Siis lihtsalt sirutad näiteks käed hästi kõrgele, nii et üritad kogu keha sirutada ja siis lased ennast alla rippu, et siis jällegi teistpidi lõõgastuda. Kui palju peaks tarbima ja kas peaks üldse tarbima autosõidu ajal vedelikku? Miinimum 8 klaasi päevas, ja mis ta jaguneb siis 1-2 klaasi 1-2 tunni kohta. Hästi mõistlik. Väga paljud autojuhid armastavad pimedal ajal või pikal distantsil tarbida kohvi, energiajooke, muid selliseid ergastavaid aineid, et millist mõju need organismile avaldavad? Selle kohta ma võiks öelda, et kõige olulisem on selline mõõdukus, et just nimelt mingisugused ergastavad joogid, pigem mina soovitaks neid mitte tarbida, mõnikord võib ennast ju turgutada küll nendega, miks ka mitte. Aga kohviteed ikka võib juua mõistlikkuse piires, aga muidugi ärkveloleku tagab kõige paremini see, kui sa ikka 7 tundi järjest ööpäevas magad. Üks tõsine risk veel, millega arvestama peab, on see, et kui viibida väga kaua ummikutes, võib-olla Eestis nii väga seda ette ei tule, aga teistes riikides, kus on tõesti sellised väga tihedad tänavad, väga tihe liiklus, väga pikalt ummikutes seismist, võib-olla tundide viisi, et sinna koguneb heitgaase ja diislikütuse põlemisjäägid on kopsuvähi ohtlikud. Nii et kui nüüd autosalongi tõmmata täis seda heitgaasi, siis see püsib seal ja see suurendab juhil kopsuvähi ohtu. Nii et sellisel juhul on hästi mõistlik, et kui sa tead, et sa oled ummikus, et pigem lülita siseventilatsiooni peale. Bostonis asuv suurfirma ennustab, et juba lähiajal langeb USA suurlinnades autode arv 5 miljoni võrra aastas. Üha enam hakatakse kasutama sõidujagamisteenust ning robotautosid, mille hiilgeaeg peaks algama juba lähiaastatel. Seniks tuleb aga ise autoroolis hakkama saada ja pikad vahemaad läbida. Sellised olid autominutid. Kohtumiseni juba järgmisel nädalal. Autominutid toob teieni Alexela.